Disain, keskkond ja tootmine saavad kokku selles kaubamärgis, mille nips on siis Upmade by Reet Aus. Ma teen seda ikkagi ennekõike sellepärast, et ma olen seda õppinud, see mulle meeldib, see tuleb mul enam-vähem normaalselt ka välja. Lihtsalt kuna ma teen seda, siis võib-olla natuke teistmoodi, kui see klassikaline disaini õpe ette näeb. See tähendab seda, et mu disainiprotsess hakkab teisest otsast, et ma vaatan materjali, mis on olemas, et ma olen keskendunud siis väärtustava taaskasutuse rakendamisele moetööstuses ja olen oma tegemise ja uurimusega jõudnud siis masstööstusesse, et ma kasutan disaini kui vahendit selleks, et lahendada keskkonnaprobleeme globaalses rõivaäris. Kui me räägime disainist, mida siis disainerina ma loon, siis see saab alguse väga palju sellest materjalist, mis on olemas, ehk siis sisend disainimise protsessi tuleb ennekõike läbi olemasoleva materjali. Seega ma alustan oma tööd natuke teisest otsast. Kõigepealt ma teen jäätmeanalüüsi ja teen analüüsi, mis tüüpi ülejääke siis selles ettevõttes, kellega ma koos töötan, jääb ja alles siis ma hakkan vaatama, kuidas siis disainivahendina kasutada, et needsamad jäägid tuua tagasi tootmisse. Et disaini juhtimine on sellest üks protsess või see on üks osa kogu sellest kaubamärgist, mida me teeme, mitte mina üksinda. Ja kvaliteedinõuded on nii kõrged, kui see vähegi võimalik on, sest me püüame teha sellist kauakestvat rõivast, mitte hooaja rõivast. Seetõttu on meil nii materjalile kui õmblusele väga kõrged nõudmised. Ja seetõttu me ka ei vaheta disaine iga hooaeg 100% välja, vaid me töötame nende mudelitega, mis meil juba on loodud ja mida kliendid armastavad ja soovivad osta, et me täiustame neid. Siis võib-olla see osa, millest kõige vähem teatakse, on tootearendus, aga mis on kõige pikem ja kõige rohkem aega ja ressurssi nõudev etapp üldse kogu ühe toote valmimise protsessis. Ehk siis tihtipeale on niimoodi, et see tootearendusprotsess võib kesta aastaid ja sa testid võib-olla kuni 70 erinevat ideed, kuni lõpuks sa ühe või kahega jõuad tegelikult tootmisse ja mis siis nagu ka osutuvad edukaks. Et see on selline kõige loomingulisem ja ka kõige riskantsem periood ja võtab üsna palju aega ja ka raha. Aga samas on see, kus siis disainer rakendab oma loovust ja kus ta saab siis nagu sellise nagu loomingulise rahulduse, et kui see esimene prototüüp on nagu juba valmis tehtud, siis läheb üsna tehniliseks, et tootmisse see rakendada, täiustamine, seal juba liitub hästi palju teisi inimesi sellesse protsessi. Kui me räägime rõivatööstusest ja masstootmisest, siis see on väga suur masinavärk, et kui ma nagu vaatan oma tööd, siis tõepoolest vaieldamatult kõige väiksem osa oma ajast panema siis nagu sellele ajale, mis ma pliiats käes laua taga istun, et ma arvan, et praegusel hetkel see ei ole isegi 10%, et hästi palju on seal ikkagi kõike muud tööd tehnoloogiga ja materjaliga, ettevõttega, kus sa toodad, tootmise detailsus, kui sa lähed masstootmisse, on ju väga suur. Ühesõnaga, see on niisugune üüratult suur masinavärk ja väga põnev. Seda, kui palju mul ühe kollektsiooni tegemise jaoks läheb aega, seda ma reaalselt ei oska öelda. Ma võin öelda, et reaalselt selle kollektsiooni puhul, mida me nüüd näitame disainiööl, me tõime need esimesed näidised välja 2013 suvel ja sellele eelnes 1,5-aastane tootearendusprotsess. Aga me peame arvestama ka seda, et enne seda olin ma tootearendust teinud sarnaste toodetega ligi 10 aastat. Kui põhitootearendus on tehtud, siis sealt edasi on see küll mõõdetavam ja lihtsam, et jah, siis ma istun, mul on juba need tingimused teada, mul on analüüs tehtud, ma tean, milliseid materjali ma kasutan, mul see materjali info jookseb peale iganädalaselt, eks ole, vastavalt sellele, kuidas ülejääke ettevõttes jääb. Ja siis on tõepoolest niimoodi, et mul on mingisugune võib-olla kuuajane protsess, kus ma tegelen uue kollektsiooni disainimisega, tehniliste joonistega, vaatamisega, et mis on ja mis jääb, aga sealt edasi jällegi jätkub niisugune nagu pidev
arutelu või pidev dialoog jälle tootjaga, et noh, jah, ütleme nii, et pool aastat on ikkagi see aeg, kus sa tegeled ühe kollektsiooniga. See kollektsioon, mida me selle aastal disainiööl näitame, on Up Made by Reet Aus. See kollektsioon on tehtud nagu eelmisedki 2 hooaega Bangladeshis, ettevõtte Beximco tootmisülejääkidest, toodetud seal. Ja ta on üsna selline nagu inglise keeles võib-olla on see väljend siis smart casual. Ta on lihtne igapäevarõivas. Seal on väga palju teksad, väga palju niisugust trikotaažkangast. Ja selle kollektsiooni eesmärk ongi võimalikult pakkuda inimestele siis võimalikult sellist igapäevarõivast, mis on nagu kerge, võib-olla disaini tunnetusega, mis erineb, et meil on üsna niisugune väljakujunenud disaineri käekiri, mis siis me alati kasutame mingeid sümboleid, meil on siin, me iga kollektsioon toome mõne sümboli juurde, mis võimaldab meil neid läbilõikeid, mida me teeme, mida meil on vaja teha, sellepärast et väärtustav taaskasutus eeldab seda, et sa teed palju läbilõikeid, et selles kollektsioonis on meil ankur ja on lisandunud ka linnu, rahutuvi motiiv, et ja üsna lakoonilised värvid, nii et üsna kergesti sulatatav oma igapäeva garderoobi kõikide vanuserühmade seas.